30. juulil alustas Venemaa rünnakut. Ballistilised ja tiibraketid lendasid Ukrainasse. Nendega koos olid ka ründedroonid, 100 neist. See oli õhust korraldatud šoki ja aukartuse rünnak, mida oleme Venemaalt varem nii palju kordi näinud. Aga sel päeval suutis Ukraina midagi, millest Putin võib vaid unistada. 93% tõrjemäära. Ühel ööl hävitati rekordarv Vene relvi, kui droon drooni järel purunes peaaegu läbitungimatu Ukraina õhutõrje vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas pärast Venemaa rünnakut kõik üksikasjad. Oma 30. juuli õhtuses pöördumises kiitis Zelenski Ukraina õhukaitseid. Ta märkis, et mobiilsete tulegruppide, lennuväe ja tõrjedroonide kasutamine aitas oluliselt vähendada kahju, mille põhjustas Vene rünnak, mille eesmärk ei olnud sõjaliste sihtmärkide hävitamine. Putin tahtis hirmutada, tekitada hirmu. Ja tema kuri plaan, nagu see sageli on, oli rünnata relvadega süütuid tsiviilisikuid Ukraina linnades. Ukraina õhukaitsjate professionaalsus paistis silma ööl, mis oleks võinud olla palju laastavam, kui see tegelikult oli, sest rekordarv Vene relvi hävitati Ukraina tule all. See, mida me nägime 30. juulil, polnud anomaalia. See oli evolutsiooni, Ukraina õhukaitsejõu muutumise tulemus, mida Venemaa poleks isegi aasta tagasi suutnud ette kujutada. Lähme tagasi 2025. aasta algusesse. Tollal oli Ukraina Vene ründedroonide tõrje edukus palju madalam kui praegu. See protsent kõikus, kuid tavaliselt jäi see 70% keskpaiga ja 80% alguse vahele. Liiga paljud Venemaa droonid murdsid läbi. Putin oli andnud käsu ehitada rohkem Shahed-tüüpi ründedroone kui kunagi varem ja nende tohutu hulk oli Ukraina õhutõrje üle koormanud. Liigume edasi. 2026. aasta suvesse. Ja nüüd räägitakse hoopis teistsugust lugu. Täna on Venemaa droonid endiselt ohtlikud, kuid nad ei ole enam nii surmavad kui varem. See ei ole sellepärast, et Venemaa toodaks neid vähem või et droonid oleksid halvemaks muutunud. Enamasti, nagu hiljem teada saad. See on sellepärast, et Ukraina on vahelt püüdmises paremaks saanud. 30. juuli 93% vahelt püüdmise määr oli kuu tipphetk, kuid juuli tervikuna tõi selle pöörde esile. Ukraina kaitseministeerium teatab, et riigi õhutõrje suutis alla tulistada üle 90% Venemaa poolt Ukraina territooriumile saadetud Shahedi, Italmassi, Gbera ja teiste ründedroonide hulgast. Kui arvestada ka rakettide hävitamist, suutis Ukraina sel kuul hävitada umbes 5300 ligikaudu 6000 Venemaa saadetud õhuohust. See ei ole täiuslik tõrjeprotsent ja on olemas ballistiliste rakettide probleem, mis vajab lahendamist. Aga kui rääkida Vene droonidest, siis Ukraina õhutõrje on praegu tõhusam kui kunagi varem pärast seda, kui Putin oma sissetungi alustas. Praegune eesmärk on tugevdada järjepidevust, mida Ukraina praegu kogeb. Ukraina eesmärk, nagu ütles endine kaitseminister Mihhailo Fedorov, on jõuda sinnamaani, et suudetakse tõrjuda 95% kõigist Venemaa õhurünnakutest. Ukraina oli sellele väga lähedal, 30. juulil. Ukraina uurib toimunut järelanalüüsi kaudu, et näha, mis läks hästi ja millele saab tugineda, et tõrjeprotsenti veelgi parandada. Kuid 93% on juba väga suur number. See on rekordiline protsent Vene ründevahenditest, mis õhus hävitati või eksiteele juhiti, nii et need ei tabanud midagi. Ja Ukraina peaks selle üle uhke olema, isegi kui ta keskendub järgmiste sammude planeerimisele. Loomulikult tekib kohe küsimus, kuidas Ukraina seda tegi. Oleks lihtne väita, et kogu selle eest vastutasid tõrjedroonid ja need droonid on tõepoolest Ukraina tõrjemääradele tohutult kaasa aidanud, alates nende kasutuselevõtust lahinguväljal. 2026. aasta esimese 4 kuu jooksul suurendas Ukraina tõrjedroonide tootmist 2,6 korda. Avaldas Fedorov mais ja need tõrjedroonid kahekordistasid sellel samal perioodil alla lastud Shahed-tüüpi droonide arvu. Ukraina tunnistab nende kulutõhusate tõrjedroonide tähtsust, mille ehitamiseks kulub sageli vaid paar tuhat $1000 või isegi vähem. Selle droonitootjad töötavad järgmise põlvkonna tõrjedroonide, näiteks Sting 2 kallal, et tõrjuda uusi Vene ründedroone, mis kasutavad reaktiivmootoreid, et lennata mööda praeguse põlvkonna tõrjedroonidest. Seega on Ukraina tõrjedroonid väga olulised, kui ühe ööga suudetakse hävitada 93% sihtmärkidest. Aga see pole kogu lugu. Mitte kaugeltki. Ülejäänud lugu toimus kulisside taga ja see hõlmas Ukraina kogu õhutõrjesüsteemi ümberkujundamist, et sellised päevad nagu 30. juuli oleksid võimalikud. 2025. aastal, kui Venemaa hakkas oma tohutute ründedroonide parvede tõttu saavutama rohkem edu kui kunagi varem, Ukraina õhuvägede juhtkond hakkas kasutusele võtma uusi tehnikaid ja tehnoloogiaid, mida hiljem täiendati püüduritega.
loodi mobiilsed õhutõrjegrupid, mis hajutati üle kogu Ukraina, mis võimaldasid kiiret reageerimist Venemaa õhurünnakutele. Ukraina vaatas ka olemasolevatest sõjaväeradaritest kaugemale ja hakkas tsiviilradarisüsteeme oma õhukilpi integreerima. Kõik, mis suutis tuvastada drooni või raketti, oli kasutusel ja see samm aitas Ukrainal saavutada kogu riigis sügavama ja tugevama radarikatvuse. Selliseid süsteeme nagu Delta, mis koondasid suhtluse ja andmevahetuse Ukraina vägede vahel, laiendati samuti. Need muutusid eluliselt tähtsaks. Kiirem andmevahetus andis lisakiirust Ukraina loodud mobiilsetele õhutõrjerühmadele. Sellel perioodil lõi Ukraina süsteemi, mis võimaldas maa peal arvutusi teha ja määrata õhukatet nii reaalajas kui võimalik. Ukrainat on aidanud ka tema rahvusvahelised partnerid. On antud kaasaegseid õhutõrjesüsteeme ning varajase avastamise süsteeme, mis võimaldavad Ukrainal tuvastada lähenevaid ohte kohe, kui need ületavad piiri, ja mõnikord isegi varem. Mõnel juhul suudab Ukraina Vene droone kinni püüda juba siis, kui need lendavad veel Putini territooriumi kohal, mis rõhutab nende varajase hoiatuse süsteemide olulisust. Kõik see oli alustöö. Ukraina tõrjedroonide edu oleks ilma selleta olnud võimalik. Eriti Ukraina mobiilsed tulegrupid olid 30. juulil saavutatud edu jaoks võtmetähtsusega. Enamik neist gruppidest koosneb Ukraina territoriaalkaitseväe võitlejatest ning vabatahtlikest, kes on valmis teenima Ukraina tagalas, et kaitsta oma rahvast. Iga üks neist gruppidest on varustatud erinevate õhutõrjerelvadega, sealhulgas tõrjedroonide, kaasaskantavate raketitõrjesüsteemide ja õhutõrjekuulipildujatega. Nad kasutavad ka maastikusõidukeid, mis on eluliselt tähtsad, et nad saaksid kiiresti positsioonile liikuda, kui tuleb teade, et järjekordne Venemaa droonide parv on saabumas. Sky Newsi andmetel registreerisid need mobiilsed tulegrupid 2026 aasta juulis 60% Vene droonide tõrjetest, näidates nende tõhusust ja surmavust. Ja nad peavadki olema surmavad. Iga selle grupi liige läbib põhjaliku väljaõppeperioodi, mis kestab mitu nädalat ja hõlmab kõike, alates öistes tingimustes tegutsemisest kuni kiireks paigutamiseks vajalike protokollideni. See väljaõpe on piisavalt hea, et muuta tsiviilisikud kaitsjateks. Ja see pole veel kõik. Lisaks mobiilsetele tulemeeskondadele, püüdurdroonidele ja sellele tuvastusraamistikule, mida mainisime, on Ukrainal varuks veel üks õhutõrjenipp, hävituslennukid, nii Nõukogude ajast kui ka läänest. Just esimesed neist said 30. juulil hästi hakkama. Ukraina Su-27 ja MiG-29 piloodid ei keskendunud ründedroonidele. Nende ülesandeks oli hävitada nii palju Venemaa tiibrakette kui võimalik. Nad tegidki seda üle. 30 Venemaa tiibraketi langes Ukraina pilootide saagiks. Sarnaselt mobiilsetele tulemeeskondadele saavad need piloodid reaalajas infot maapealsetelt radarjaamadelt, mis võimaldab neil lennata rünnakutsooni juba enne, kui see tsoon probleemseks muutub. Ukraina hävitajad on nüüd varustatud elektroonilise sõjapidamise komplektide, õhk-õhk tüüpi rakettide ja infrapunapeibutitega. Kokku moodustavad need ohtlikud kaitsevahendid, nagu nad tõestasid Ukraina rekordilise öö jooksul. Lääne lennukid, nagu F-16D, mille Ukraina on saanud oma partneritelt, ei jää samuti kõrvale. Tegelikult võivad need olla isegi olulisemad kui Nõukogude lennukid. 2026 aasta jaanuariks teatas Aviation Week, et Ukraina F-16D olid saavutanud oma 1000. õhuvõidu. Tõenäoliselt on sellest ajast lisandunud veel mitusada, kuigi me ei tea, kas nad suurendasid oma koguarvu. 30. juulil. Te märkate, et me oleme siiani väga vähe maininud Venemaa ballistilisi rakette. Sellel on põhjus, milleni me varsti jõuame. Aga kõigepealt tasub märkida, et 30. juuli polnud ainus kord, kui Ukraina viimastel päevadel rekordeid purustas. 2. augustil püstitasid Ukraina piirivalvurid omaenda rekordi, kui nad pidasid Tšernihivi piirkonnas kinni Vene luuredrooni Zala Z-20. Vahemaa oli jahmatav. Ukraina pidas Vene drooni kinni jahmataval kõrgusel 6858 meetrit ehk 6,85 kilomeetrit. Venemaa Zala Z-20 polnud mingit võimalust. Selle tegevusraadius on palju suurem kui püüduril, ulatudes 100 kilomeetrini. Aga suutlikkus püüduri tegevusraadiusest välja pääseda ei tähenda palju, kui droon, mis on loodud kõike nägema, ei suuda märgata püüdurit, mis talle järele jõuab. Vene droon plahvatas õhus. Täpselt nagu 93% mürskudest, mille Venemaa tulistas 30. juulil Ukrainasse. Kahjuks polnud kõik Ukrainale head uudised. 93% tõrjemäär on muljetavaldav. Siiski on Ukraina õhutõrjes lünk, mis vajab hädasti täitmist. Aga kas see lünk täidetakse? Jää meiega ja saa teada. Aga enne, kui sügavamale läheme, see on sõjasaade. Selliseid teemasid tuleb veel palju, nii et kindlasti telli meie kanal, et sa ei jääks ilma ühestki järgmisest saatest. Mündi teine pool Ukraina rekordilisel 30. juulil on see, et Venemaal õnnestus oma rünnakuga siiski mõningast edu saavutada. Ukraina tõrjerühmad tegid märkimisväärset tööd, kaitstes nii paljusid tsiviilisikuid kui võimalik. Aga isegi 93% tõrjemäär tähendab siiski seda, et
7% Venemaa rakettidest murdis läbi Ukraina õhutõrjemüüri. Ja need relvad, mis suutsid läbi murda, on kõige võimsamad relvad, mis Venemaal on. Vahetult pärast Venemaa rünnakut teatas Kyiv Independent, et vähemalt 8 inimest oli hukkunud. Veel 50 inimest sai vigastada. Enamik, kui mitte kõik, olid tsiviilisikud. Suurim tragöödia leidis aset Krõõvi rihis, kus vähemalt 5 ühe perekonnaliiget hukkus, kui Vene mürsk tabas nende kodu. See mürsk oli ballistiline rakett. Ja just selle relva vastu peab Ukraina hädasti lahenduse leidma, et tagada rohkemate tsiviilisikute ohutus, kui seda võimaldab nende droonide ja tiibrakettide tõrje. Ballistilised raketid on Ukraina õhutõrjestrateegia suurimaks kitsaskohaks. Zelenski ise avaldas selle 1. augustil pärast järjekordset rünnakut Kiievile, mis nõudis veel 9 inimese elu. Kahju põhjustasid raketid. Ukraina suutis 1. augustil Venemaa poolt välja lastud 27 raketist alla tulistada vaid 1. See ai endas Zelenski taas kord üles kutsuma lääneriike andma rohkem tõrjerakette, eriti Ukraina Patriot õhutõrjesüsteemide jaoks. Ukrainal on need praktiliselt otsas, ütles Zelenski. Kui Ukraina ei saa rohkem rakette, et võidelda Venemaa kõige tõsisema ohuga, tuleb veel päevi, mil Kremlis asuv sõjakurjategija tapab Ukraina tsiviilisikuid. On ülioluline, et meie partnerid mõistaksid, et neid süsteeme ei ole vaja hoida ladudes hüpoteetilisteks olukordadeks, vaid just siin ja praegu, ütles Zelenski. Lisades, iga ballistiliste rakettide, tõrjerakettide partii päästab meie inimeste elusid ja iga öö, mil meil neid ei ole, toob kaasa kaotusi. Siiski on Ukraina president selliseid palveid varemgi esitanud. Tema väljakutseks on see, et Ukraina liitlastel peavad muretsema omaenda kaitse pärast. Kõigi oma õhutõrjerakettide loovutamine pole valikuvõimalus. Ükskõik kui palju see Ukrainat ka ei aitaks. Patriot rakettide ostmine Ukrainale on samuti raskem kui kunagi varem. Operatsioon Epic Fury on selle põhjuseks. Arvatakse, et USA on sõjaeelsest umbes 2330 Patriot raketist ära kasutanud. 1430. BBC teatas sellest juuli lõpus. USA kõhkleb loomulikult Ukrainale rohkem müümast ja kindlasti ei anna neid tasuta. See jätab Ukraina liitlaste käed seotud, kes oleksid ehk saanud aidata vastata Zelenski palvetele Pearl-süsteemi kaudu tehtud ostudega. Nii et Ukrainal on ballistiliste rakettide probleem. Millised on võimalused? Tõrjerakettide tootmine, sealhulgas nende, mida juba kasutatakse, on kujunenud võimalikuks lahenduseks. Juuli keskpaigas teatas Prantsusmaa, et annab litsentse, et Ukraina saaks toota mitut tüüpi Prantsuse relvi, sealhulgas Scalp-rakette ja ASM Hammer juhitavaid pomme. Nimekirjas olid ka Asteri õhutõrjeraketid, mida kasutatakse SAMP-T-süsteemides, mis Ukrainal olemas on. Veelgi parem Ukrainale. USA president Donald Trump ütles nädal enne Prantsusmaa teadet, et Ukrainal lubatakse litsentsilepingu alusel toota Patriot rakette. See on Ukrainale tohutu ja riik oli juba hästi teel vajalike partnerluste loomise suunas, et tootmine võimalikult kiiresti käima saada. Isegi enne, kui Trumpi avaldus muutus võib-ollast kindlaks. 23. juulil teatas Zelenski isegi, et Raytheon, mis on üks Patriot rakettide tootjatest, oli nõustunud neid koos Ukrainaga tootma. Asjad arensid kiiresti. Aga igaüks, kes on Trumpi jälginud, teab, et see, mida ta ütleb ja see, mida ta teeb, on sageli 2 väga erinevat asja. Nii näib olevat ka Patriot rakettide litsentsimisega. See mõte ei ole veel täiesti välistatud, vähemalt mitte praegu. 31. juulil teatas CNBC, et Trump võis oma seisukohta muuta, nimetades Patrioti tehnoloogiat kabineti koosolekul Camp Davidis millekski, mida on raske loovutada. Trump kuulutas, et selliste litsentsilepingutega peab olema väga ettevaatlik, sest alati on võimalus, et need, kes litsentsi saavad, võivad ühel päeval sinu vastu pöörduda. Trump lisas siiski, et USA ja Ukraina ametnikud räägivad endiselt Patrioti litsentsidest. Siiski tuleb küsida, miks Trump üldse litsentsi puudutava teate tegi, kui ta polnud kindel, kas ta selle ellu viib. Kas ta üritas poliitilist kasu lõigata? Trumpi suur Patrioti teade tuli NATO tippkohtumisel Ankaras ja on võimalik, et ta soovis selle sündmuse meedia tähelepanu endale tõmmata. Kas Trump ei teinud oma kodutööd? Ameerika president ütles, et ta ei olnud Raytheoni ega Lockheed Martiniga selle tehingu kohta rääkinud, kuid mõlemad tundusid olevat nõus. Ainus asi, mida me kindlalt teame, on see, et sõnade näiline kindlus. Me anname teile litsentsi Patriotide tootmiseks, nii ei saa te kurta, et me ei anna teile piisavalt. Näib olevat asendunud Trumpi administratsiooni poolt ettevaatlikkusega. Ukraina on pettunud. Aga tegelikkuses need litsentsilepingud ei lahenda Ukraina vahetuid ballistiliste rakettide probleeme. Vähemalt kuluks selleks kuid, tõenäolisemalt aga aastaid, et nii Patrioti kui ka Asteri rakettide tootmisliinid üles seada. Ukraina püüab seda probleemi ka ise lahendada. Koos mõnede oma Euroopa liitlastega töötab Ukraina välja ballistiliste rakettide vastassüsteemi, mille koodnimi on Freya. Aga jällegi,
ajafaktor on probleemiks. Ukarinform teatab, et Ukraina ei oota selle uue süsteemi prototüübi valmimist enne 2027 aasta keskpaika, mis annab Venemaale umbes aasta jagu aega, et põhjustada ballistiliste rakettidega kahju. Ainus lahendus, mis aitab Ukrainat siin ja praegu, on hankida rohkem ballistiliste rakettide tõrjerakette olemasolevatele õhutõrjesüsteemidele. See on Ukraina ainus tõeline probleem. Kogu see alus, mis toetab Ukraina droonide tõrjestrateegiat, aitab kaasa ka nende rakettide tõrjesüsteemidele. Kõik sõltub varudest. Ukrainal ei ole piisavalt tõrjerakette, et takistada Venemaa rünnakuid. Chatham House pakub välja teisi lahendusi. Sky Shieldi projekti laiendamine aitaks. See tuuks lahingusse 120 Euroopa lahingulennukit, mille ainus ülesanne oleks tulistada alla rakette Lääne-Ukraina kohal. See kataks umbes 30% Ukraina territooriumist, kuid sellega kaasneb keerukus, et Putin nimetaks seda eskalatsiooniks, kui see juhtub. Veel üheks võimaluseks oleks anda rohkem ründerelvi, näiteks Saksamaa Taurus-raketid. Selle idee eesmärk on heidutada Venemaad, andes sama tugeva vastulöögi iga kord, kui ta raketirünnakuid korraldab. Kuid jällegi on probleemiks nii relvavarud kui ka poliitiline tahe. Ükskõik millise lahenduseni jõutakse, peab see tulema kiiresti. Ukraina tulevik võib sellest sõltuda. Siiski, hoolimata kõigest sellest, võib 30. juulit pidada Ukrainale suureks õnnestumiseks. Venemaa ballistiliste rakettide strateegia on endiselt jõus, kuid tema kaugmaa ründedroonide strateegia laguneb koost. Ukraina õhutõrje on nende jaoks lihtsalt liiga tõhus. Ja koos nende püüdurdroonide uuendustega, mida me mainisime, ei aita isegi see, kui Venemaa kasutab oma Shahedi droonides kallimat reaktiivtehnoloogiat. Numbrid räägivad enda eest. Mitte ainult 30. juulil tõrjutud ründekehadest 93%, vaid alates sissetungi algusest on hävitatud üle 445 000 Vene õhusihtmärgi. Venemaa hakkab samuti survet tundma. Venemaa peab nüüd ehitama rohkem Shahed-droone kiiremini kui kunagi varem, et Ukrainaga sammu pidada. Nägime selle surve mõju aprillis, kui ilmusid kaadrid Shahed-droonidest, mis nägid välja, nagu nad laguneksid sõna otseses mõttes koost enne, kui püüdurdroonid need alla tulistasid. Paneelid on rebenenud, tiivaotsad on kõverad ja kortsus. Ühel juhul puudub droonil täielikult ninakate. Ukraina suutlikkus droone tõrjuda avaldab survet Venemaa tootmisele. See ongi kogu mõte. Sundida Venemaad oma ründedroonid kiiresti ära kasutama, saavutades minimaalseid tulemusi. Ning Putin annab käsu ehitada neid veelgi kiiremini juurde. Varsti ei pruugi Ukrainal enam üldse midagi tõrjuda vaja olla. Shahedid hakkavad ise taevast alla kukkuma. Kõik, mida Ukraina nüüd vajab, on vastus Venemaa ballistiliste rakettide ohule. Ja see üks asi, mida Venemaa teeb ja mis veel näib toimivat, kaob. Vladimir Putin võib olla rahul, et tal on vähemalt üks eelis Ukraina ees. Ta ei peaks olema. Lõppude lõpuks ei lähe ka Venemaa õhutõrjel just kõige paremini. Ukraina hoolitses selle eest. Nad smugeldasid Troo ja hobuse Venemaa õhutõrjesse ja tulemuseks oli, ülejäänu teadasaamiseks peate meie videot vaatama. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida ja teavitused sisse lülitada, et olla kursis kõigi Ukraina sõja olulisemate arengutega meie sõjasaates. Ja aitäh vaatamast!